Kui nad täna öösel tapetakse, lähed sina vangi. Ära lase pead norgu. Peokis, härra! Olgu, see maja saab olema hea. Täna õhtul, mille sa kaasa võtsid koos teise noaga. Tuledi alla! Haiglast. Ilmselt nägi keegi valget BMW-d, mille tagaistmel oli laps, nii et nüüd on tegemist inimrööviga. Nii et me läheme vaatama, kas leiame selle sõiduki ülesse. Kuule, juhiks on valge mees. Kuule, Jean, võta maantee 85, ma lähen sinna Forest Parkway kaudu. Kas me otsime autot või maasturit? See on väike maastur. Maastur, see peaks olema valge BMW pildil ristmikul maanteega 85. Sõiduki tüüp on väike maastur, mis tõenäoliselt lahkus kell 6.00 101 ja 85 tänava ristmikult. Ma pidin föderaalsel teel olema, et seal edasi elada koos. Sõidukiga, mida nad hoiavad? Liiklus. See saab olema teise kohta, teise 2 poole ja 1 täpse punkti kohta. Garden Walk Boulevard ja Eagles Crossing. Garden Walk Boulevard, Eagles Crossing ja nad hoiavad endiselt liiklust kinni 24. Ma olen väljas. Olgu, 74. Tule, kallis! Talume slip! Tagasi. Ma jään siia seisma. Oota korraks. Oled põlvisi. Las sa saad kallistuse! Istu maha! Ma tean, sul on õigus. Juht, nad said sõiduki kätte, see mees, kes auto kaaperdas, auto on politsei käes, nad said lapse kätte. Ja nüüd ootavad nad, et minna ema juurde ja tuua ta siia alla. Nad suutsid isiku probleemideta vahi alla võtta, beebiga oli kõik korras, lapsele ei tehtud kahju. Nad läksid ja tõid ema haiglast ära, nüüd on ta taas lapsega koos. Ta sai ka oma sõiduki tagasi. Sain ta kätte. Ma tulistan. Ta saad ta kätte, anna sulle teada, mis jutus. Lihtsalt pane see tulistama. Mul on hea meel, et laps on väljaspool ohtu ja tead, ükski ema ei taha sellise olukorraga tegeleda. Mul on hea meel, et asjad läksid nii, nagu nad läksid. Ma peaksin olema Lambis, Wyomingis. Tere! Ojus, miks ma teid peatama pidin, on see, et teie numbrimärgid on aegunud. Jah, ma üritan lihtsalt koju minna. Olgu, kas teil on juhiluba kaasas? Ei ole, sellepärast ma tõesti üritangi kiiresti koju jõuda. Kas sõidukil on kindlustus olemas? On küll, kõik dokumendid on kodus. Miks sa siis ilma nendeta autosse istusid? Ma kiirustasin välja. Ma tahtsin minna annetama, aga ma ei annetanud. Mida annetada? Plasma. Olgu, palun astuv autost välja, eks? Tehke mulle teene. Palun minge minu auto etteks. Olgu. Lihtsalt hoidke oma käed nähtaval. Te ei pea neid autoga potile panema. Aga veenduge, et ma näeksin teie käsi, eks? Jah, meil on see olemas. Palun oodake natuke, kuni ma trahvikviitungit täidan. Korteril ei ole täna külde ja nad ei näeks eriti midagi. Mul oli just sinine Dodge Charger, mis tahtlikult kaldus minu sõiduki poole liikluskontrolli ajal. Kas õhutoetus saaks teele tulla? See kaldus minu sõiduki poole, eks? Jah, see möödus sinu sõidukist ja siis peaaegu riivas minu autot. Olgu, täna on sinu õnnepäev. Tõmba auto tee äärde. Sa ei saa autot juhtida. Ma peatan ja võtan su peale. Aitäh! Aitäh! Sõida! Tõmba see sellest uksest sisse! 30B23, ma just lasin oma juhi lahti. Ma annan selle sõiduki kohta ATL teate. Kas meil on sellele üldse silm peale pandud? Mu auto oleks peaaegu saanud löögi Dodge Chargerilt. Ta oleks peaaegu pihta saanud. Tundus, et sõiduk üritas mu patrullauto trammida, kui ma olin peatanud. Aga nüüd siin poole seal.
kui teed selle parempoolse pöörde, siis umbes 5 miili pärast on see sinu paremal. 200 asukoht Sportis. kas see on sinu veoauto? Jaa. Kes see on? Vikeril on ajutine registreerimismärk küljes. juhtimiskeskus 30B23, ma olen praegu selle maja ees. Hei! Hei mees, kas sa saad meie juurde tulla? Tee mulle teene. Hoia käed taskutest väljas ja tule siis minu auto ette. Meil on siin mingid edasiminekut. Me küsisime su ratta kohta kiiresti, sa oled praegu lihtsalt kinni peetud, eks? Tundub, et ta hakkab sellest välja tulema. Pane käed kokku. Nagu plaksutaksid. Kas sa tead, miks me sinuga praegu räägime? Võta jalad sellest eemale. Võta jalad ennast eemale. Okei. Ma usun, et ta triivis autot meelega. Kui ta oleks mu patrullautole otsa sõitnud, oleksin ma uksest välja lennanud. Ja see naine minu poolt, ta oleks võinud täna 2 inimest tappa. Ja sa saad aru, et nad oleksid võinud siin kohtusse kaevata, eks? Selle naise perekond. Sest see on sinu sõiduk, millega sa lasid juhiloata juhil sõita. Nad võiksid nõuda isegi su maja. Nad võivad võtta kõik, mis sul on. Su auto. Kas sa oled valmis laskma oma pojale autot juhtida? Tal pole juhiluba. Aga sa lubasid tal juhtida autot, milleks tal pole juhiluba. Ma tegin seda ainult seekord, sest ta pidi tööle minema. Olgu, aga seekord oleks ta peaaegu 2 inimest tapnud. Ma rääkisin perega. Keegi ei näi mõistat olukorra tõsidust. Meil on inimesi, kes sõidavad linnas hooletult töörahva pühal ja kahjuks kaotavad inimesed selle tõttu oma elu. Tegelikult on meil linnas palju surmaga lõppenud õnnetusi olnud, nii et täna saad sa paar trahvi. Need on kriminaalkorras menetletavad rikkumisteated. Sa pead kohtusse minema. Kui sa ei lähe kohtusse. Sinu suhtes antakse välja vahistamismäärus. Selge. Ma määrasin talle trahvi ohtliku juhtimise eest, mis toob selles osariigis kaasa kriminaalkorras menetletava rikkumisteate. Ta peab selle eest maksma üsna kopsaka trahvi. Ja võib-olla ei lubata tal mõnda aega juhi luba saada Maanteeametist. Ja see on lihtsalt see, mida meie uurimine välja selgitas. Kirjeldus. Valge mees, 40-aastane, kannab siniseid teksaseid ja eredat oranži ohutussärki. Meil on isik, kes on tulistanud relvaga õhku. Nüüd põgeneb ta politseinike eest sõidukiga. Need käed alla autos, kohe! Mõlemad käed välja autost, härra! Juht, me ei kuule teid praegu. Tooge ka teine käsi välja. Tulge sõidukist välja. Tehke seda kohe. Matthew, minu nimi on Peter ja ma olen teie Sheriff-ametis. Tulge sõidukist välja, Matthew. Ma olen jobu, sitapea. Üritan oma elu elada. Teine, Matthew. Matthew, kas sa saad korraks vait olla ja kuula mind? Kas keegi teine on meil koos sinuga autos? Hoia käed üleval, käed üles. Matthew, Eva. Mõlemad käed tühjad, Matthew. Eva. Mõlemad käed tühjad, nüüd kuula mind, tule meie poole. Matthew, mõlemad käed tühjad. Matthew, õige kodanik. Matthew, kuule, mees. Ma tean, et see läheb halb välja, aga kõik saab korda. Lase sellel sind aidata. Lase sellest lahti. Ära liigu, Matthew. Maailm ei liigu edasi. Ma ei saa aru. Ma arvan, et me saame nendega hakkama. Ma arvan, et meid saab olema 4. Kui politseinikud suutsid tema taha saada ja auto peatada, tegi ta õnneks õige otsuse ja keeras siia sisse. Aga siis hakkas ta keelduma politseinike käsule allumast ja autost välja tulemast. Ma usun, et ta on ka joobes. Mis kurat see oli? See on väike magnet, nii et see kogub su kätelt väikseid püssirohu osakesi, kui neid seal on. Kogub neid! Aitäh, kui teid on. Ma olen täiesti purjus, Dave. Kui sul on vaja ülestunnistust või midagi. Ei, kõik on korras. Lihtsalt seisa paigal. Ma hakkan sittuma. Ma üritan mitte tepsi sittuda ja kõigi õhtu ära rittuda. No. See läks halb. Kuule. Seisa paigal. Seisa paigal. Miks sa mu tagumikust pilte teed? Ma pean su kätetest pilti tegema. Ta läheb vangi joobes juhtimise eest, käsirelva omamise eest joobes olekus, avalikus pargis õhku tulistamise eest
hooletu ohu tekitamise eest ja ka selle eest, et ta põgenes politseinike eest, kui nad algatasid liikluskontrolli. Okei, hea, hästi, aitäh. Mis selle vaenulikkusega lahti on? nii et ma vajan kõigepealt sinu juhi luba. Okei, nii et ma vajan kõigepealt sinu juhi luba, okei? Mul ei ole juhi luba. Okei. Miks sa sõidad jalgrattaga? Kindlasti. Kas said eelmise trahvi korda aetud? Ei. Olgu. Sain aru. Tee mulle üks teine, kirjuta mulle veel üks. Kas sulle meeldiks see? Ma oleksin väga tänulik. Olgu, kõlab hästi. Olen kindel, et saan selle sinu jaoks korraldada. Ma olen kindel, et sa teed seda. Mis su perekonnanimi on? Ja siis ma annan sulle oma nime. Ma olen... Sa ei saa. Sa oled kinni peetud. See on liikluskontroll. Ma ei ole kinni peetud. Kinni peetud tähendab arreteeritud. See ei tähenda seda. Tähendab küll. Kui soovite lahkuda, siis palun. Teid peetakse liikluskontrolli raames kinni. Mis sellega on? Kui te lahkute, mis see tähendab? Kui te lahkute? Mis see tähendab? Nad filmivad dokumentaalfilmi. Mille jaoks? Jobuks olemise algkursus või? Ees nimi palun. Te salestasite. Filmitakse. Sul polnud midagi, mida ma oleksin pidanud allkirjastama. Kas te keeldute end tuvastamast? See on Liana, idioot. Miks sa karjud? Mul on sinust nii kõrini. Sa kirjutasid mulle viimati trahvi ja nüüd kirjutad mulle jälle ühe. Väga tore, ma võin sama teha. Kuidas sulle see tundub? Ei tunne end hästi, eks? Sa oled praegu väga lähedal sellele, et vangi minna. Mille eest? Takistamise eest. Takistamine? Õige. Sa mõtled seda jooksvat välja, kas pole? Eesnimi palun, proua. Ma just ütlesin teile, mis see on. Kuidas seda kirjutada? Ma ei tea. Olgu, nii et te keeldute endiselt end tuvastamast. See on den. Ma annan sulle veel ühe võimaluse. Või mis siis? Või lähed sa vanglasse? Bro, ma ei kannata siin rallia. Ees nimi palun. See on Liana. Nüüd ma lahkun. L, kas see kõrretas? See käib väga kiiresti. Kas ei oleks selliga? Jah, proua, see on samuti vajalik. Ma tean seda. Hästi. Mis on teie sünnikuupäev? Nüüd, kui sa oled sellega hakkama saanud ja kogu selle muu jamaga, siis ma lähen. Jah, sa jääd siia, kuni ma olen liikluskontrolliga valmis. Kui tahad lahkuda, võid lahkuda, aga siis lähed vangi. Jaa! Õige. Olgu, ma arvan, et sa ikkagi ei tegelenudki oma suhtumisega. Ma ei pea selle kallal töötama. Jah, muidugi, sa oled ju täiuslik. Ma saan inimestega tavaliselt üsna hästi hakkama. Ei, sa ei saa. Mingil põhjusel tundub, et sa... Tead küll, ma ei tea, miks sa mind ei salli. Aga oota. Asi on kõigis teistes, mitte sinu seks. Jaa, see on täiesti okei. See on kõik teised. Õige. Kui ma saan selle kätte, siis sa näed mind siin ringi liikumas. Norid mind ja mul on sellest juba kõrini. Keegi ei nori sind. Sa rikud liikluseeskirja. Mul on taskulamp kohe siin, vend. Nii et ma peatangi sind iga kord, vahet pole. See peab olema kinnitatud su ratta esiosa külge. Ei. See ei pea olema test. Jah, peab küll. On. See on ainus asi, olgu. Kas sa hakkad mulle seadust seletama? Jah, hakkad. Kas sa käisid õigusteaduskonnas? Ma ei tea seda. Kas sina tead? Ma õppisin seda. Me kõik õppisime seda keskkoolis. Ja ma olen pädev seda jõustama. Aga sina ei ole. Tõesti. Aga sina ei ole. Kas sa käisid õigusteaduskonnas? Olgu, jää sinna paigale. Aitäh. Kas sa käisid õigusteaduskonnas? Ja paigale ütle. Kas sa käisid õigusteaduskonnas? Kas sa käisid õigusteaduskonnas? Tema ei käinud õigusteaduskonnas. 474 ajakirjanikku. Neid pole olnud üksteise otsas pärast viimast 43. 441 küsis pauku. 441 lööb siin 12 peal. Nii et Breli Liana, jah, ma olen temaga viimastel kuudel ilmselt 4 või 5 korda kokku puutunud. Iga kord, kui ma Lianat peadan, on tal selline hoiak. Nii et ma ei tea, ma ei ole päris kindel, miks see nii on. Lõppude lõpuks ületab ta lihtsalt silmnähtavalt tiheda liiklusega sõiduteed ilma ülekäigurada kasutamata. Ta ei tead, iga kord rikub ta mitut reeglit korraga. Ometi otsustab ta meiega lihtsalt jultunult ülbitseda. Nii et see on okei, naudi seda. Ei midagi isiklikku. Ma töötasin arestimajas, nii et ma tean, kuidas asjad käivad. See hakkab juba väga lähedale jõudma sellele, et lähed vararikkumise eest vangi. Sinu nimi. See on abi-šerif Maria Birmingham. See on naine, kes oli jalgrattal koos abi-šerif Christian Greeniga. Te kõik leed seal. Kui ma oleksin tema asemel, siis ma võtaksin uue. Kui ma oleksin tema asemel... Ma võtaksin uue. Sa vihkad oma tööd?
aga sa armastad oma tööd. Ma arvan, et sa peaksidki. Vaata seda. Kas meil tuleb kena ja tsiviliseeritud vestlus? Kas ma võin endale trahvi saada? Jah, muidugi ma teen sulle trahvi. Sa ju küsisid seda. Nii et ma täidan su soovi. Palun, siin see on. Ja sellepärast ma siin olen. Veendu, et sa hoolitsed selle eest. Ma tean, et see on nüüd prügikastis. Tore, mul on hea meel. Soovin sulle. Oli tore sinuga rääkida. Taiga. Võib-olla näeme hiljem midagi sellist. Okei, jah. Kõlab nagu sina. Ta teeb seda, jah. Ta oli sinu vastu kena, eks? Ta ütles, et see on ilus. Hei, ülem Armstrong, Brit politseist. Teie numbrimärgid võivad olla aegunud alates novembrist. Ei. Mind peatati sellepärast umbes 3 päeva tagasi, kui ma Charlottest tulin. Ma töötan UNCC's. See on lihtsalt natuke, kui ma järgmisel neljapäeval palka saan. Maksan selle ära, sest see on umbes 3.50. Okei, kas sul on juhiluba ja registreerimistunnistus kaasas? Asi on selles, et sa parkisid ristmiku keskele. Mis toimub? Ristmiku keskel. Sa olid ristmiku keskel, ületasid peatumisjoone, sellepärast sinu tuli ei läinudki roheliseks. Kuule, ma ei teadnud, ma tulin just kinost. Me tulime just AMC-st. Olgu. Kas te olete täna õhtul midagi joonud? Ma just andsin sulle oma raha, ma tulin just poest. Ma lähen koju, ma elan siin samades korterites. Sul on alkoholi kaasas. Ja ma just tõin. Kas sa teed nalja või? Ei, ma lihtsalt käisin. Ei. Ei, oota. Ei päriselt. Kas sa teed nalja? Sul on 1, 2, 3. Ma lihtsalt, kuule, ma trein selle alles 2 minutit tagasi. Ma lähen koju. Olgu, mind ei huvita. Mul on täiesti ükskõik. Tule autost välja. Jaa, härra. Sul on 1, 2, 3. Sul on. See on minu laps. Jah, ja sa istud siin ning jood kuradima alkoholi. Sa paned seda oma juhtide kõrvale. Sellepärast sa ilmselt niimoodi sõidadki. Ole vait, mine siia. Sa ei löö mind, sa ei viska mind välja. Mu jumal, sa ei teinud midagi, mu jumal. Kuulge, härra, ma just tulin kinost. Okei, mind ei huvita. Kuula mind. Mind ei huvita. Sa jood alkoholi ja sõidad nende lastega autos. Ei. Ma ei teinud seda. Kuidas seda nimetud? See on Buzz Bar, see on väike šokolaadi piimajook. Mida sa ütlesid? See on šokolaadi piimajook. See ongi kõik, okei. Aga miks sa seda teed? Mind ei huvita. Mind ei huvita, sa ei peaks seda jooma, okei? Martin. Ma teen selle selgeks, ma ei taha sinuga vaielda, sest praegu ei tohiks sa üldse alkoholi tarbida, kui sul on need lapsed kaasas. Sul on need neetud lapsed autos. Mind ei huvita, mida sa ütled. Jah, härra. See on naeruväärne. Jah, härra. Kui nad täna öösel tapetakse, lähed sina vanglasse. Täpselt nii, amen. Autos on 3 last, pole mingit põhjust. Poissid, andke andeks, ma ei ürita tema peale karjuda, aga ma olen lihtsalt ärritunud, sest mulle see ei meeldi. Mulle ei meeldi, et ta juhib autot pärast alkoholi tarvitamist. Teie lapsed olete teretulnud. Ma tean, et te olete ilmselt piisavalt targad, et mõista, miks see mind häirib. Ma olen lihtsalt tema pärast ärritunud. Ma ei hinda seda. Te olete liiga noored. Ja ausalt öeldes, kui ta seal tee keskel oli, pani see mind niikuinii arvama, et ta oli joonud. Tehke mulle üks teene. Hoidke lihtsalt käe taskutest väljas. See on turvalisuse mõttes. Ma just sain selle, aga ikkagi, see ongi mõte. Te olete ju lapsed. Ma sain aru, et te olete ju lapsed. Las ma küsin teilt seda. 7 päeva järjest. Aga las ma küsin teilt seda. Hästi. Kõigepealt, mis on teie, saame teada, mis siin juhtub. Paistab, et see on buzzball. Sa hakkad. Nagu see oleks udune. Alkohol. Pall, üsna kõrge alkoholisisaldusega. Si. Tõesti. Ajab mind tõesti närvi. Kui palju sa oled joonud? Juua. Selle tõin ma poest alles 2 minutit tagasi. Ma just avasin selle. Olgu, praegu teen ma sulle reateste. Need näitavad, kui kaine sa oled ja kas sul on ohutu siit ära seita. Kas on selge? Nii. 1. 5, 8, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. olgu. viimane test veel ja olemegi valmis. Olgu. Jaa, härra. Pööra just seal. See on ilmselt kõige tasasem koht, mille ma sulle leida suutsin, just seal. Olgu, lähme nüüd tagasi Brookfordi Põhja-Carolinasse. See ema, kes sõitis koos oma lastega autos, arreteeritakse nüüd. Ma ei usu, et see on joobes juhtimise eest. Tundub, et see on kehtetu juhiloaga sõitmise, aegunud registreeringu ja võimaliku avatud alkoholinõue eest. See lihtsalt hakkab sulle aina rohkem ja rohkem maksma. Jah, härra, olgu. Hästi, hästi. Tanglini mees, eks. Me saame selle korda. Suur tänu! Ma olin väga ärritunud. Las ma ütlen sulle, miks ma olen ärritunud. Ma olin see laps, ma tean, aga ma olen ärritunud, sest ma olin see laps. Ma olen olnud see laps, kes sõidab ringi koos sellise emaga nagu sina. Ma lihtsalt annan sulle teada, et ma olen olnud see laps, kes sõidab ringi koos emaga, kes teeb samu asju. Ja ma tean, ma ei ütle, et sa oled narkootikumide peal, aga sul polnud mingit õigust seda teha, on ju? Mitte mingit. Ja see ärritab mind tõesti väga, sest ma tean, et vahel piisab kõige pisemast asjast. Kui sind oleks täna seal ristmikul auto löönud ja me oleksime sinu pealt alkoholi leidnud, oleks ainus asi, mida inimesed räägiksid, et ta joob ja sõidab. Sa oleksid vangi läinud. Ja see teeb mind tõesti väga kurbaks. Ja ma vabandan, kui ma sinu peale karjusin, aga ma pigem karjun su peale. Ma oleksin võinud, tead küll, me oleksime võinud minna kaugemale. Ma oleksin võinud su peale karjuda ja asja palju hullemaks teha. Püüda sind süüdistada joobes juhtimises. Me oleksime võinud sellega palju kaugemale minna. Aga me ei tee seda. Me viime su lihtsalt vanglasse lihtsa liiklusrikkumise eest. Sa lähed sinna, sa ei pea isegi kautsjonit maksma, sa saad kohe välja tagasi. Olgu, ilmselt on seal heliga natuke probleeme, aga talle esitati mitu süüdistust. Ja kui sa vaatad ülemuse tausta, siis see on mees, kes sattus korduvalt asendushooldusele, sest tema vanemad olid kord vanglas, kord vabaduses ja tarvitasid narkootikume. Ja sellele ta seal viitabki, kui ütleb, et ta teab, mis tunne see on. Ta ei ütle tingimata, et see, mida tema teeb, oleks võrreldav, aga just see käibki tema mõtetes. Hästi, kõik korras, Ray. Olgu, lihtsalt annan sulle teada, mis juhtus. Ma läksin alguses autot peatama, sest see oli ristmiku keskel. See püüdis meie tähelepanu. Numbrimärk oli ka aegunud juba üle aasta. Naisel on raske aeg. Tead, see on okei. Aga probleem on selles, et kui ma teda peatama läksin, märkasin ma temal joobemärke või lihtsalt tema välimuse põhjal. Tal olid klaasjad silmad. Kõne oli veidi aeglane ja ka tema reaktsioonid üldiselt olid aeglased. Ja ma sain aru, et tal oli alkoholi veres, olles ise endine joobes juhtimise vastase töörühma ametnik. Kui ma palusin tal autost välja tulla, siis küsisin temalt, kas ta on alkoholi tarvitanud. Ja ma nägin, et tal oli seal Buzzkill naps, mille alkoholisisaldus oli 15% ja ta oli sellest pool ära joonud. Ja ta ütles, et ta sai selle just üle tee, nii et ta jõi selle kõik üle tee ära. Ilmselgelt tema alkoholisisaldus veres tõuseb edasi, kui see oli kõik, mida ta jõi ja me ei tea, mida ta veel võis tarbida. Aga kui teda testiti, siis ilmselgelt ei olnud tema testi tulemused sellised, et me oleksime tahtnud teda täna öösel joobes juhtimise eest süüdistada. Aga see teeb mind tõesti väga kurvaks ja see on kurb olukord kõigi jaoks. Sest mina olin see laps, kes sõitis ringi koos emaga, kes jõi ja tegi asju, mida ta poleks pidanud tegema. Ja mina olin see laps, kes oli sellises olukorras. Need lapsed tavaistmel, kes ütlevad, hei, mu ema ei teinud midagi. Ma mõistan neid lapsi. See on kurb olukord ja kui sa oled nii noor, siis sa ei mõista seda ja see teeb tõesti haiget. See murrab mu südant, sest viimane asi, mida ma tahan teha, on jätta nende laste mõtetesse halb pilt sellest, millega me täna õhtul tegelesime. Aga samal ajal pead sa oma tegude eest vastutama ja kui sul pole juhiluba, siis sa ei tohiks olla teel. Kui sa jood ja juhid autot, siis mind ei huvita, kas sa lähed üle tee või mitte. Sa olid selle ristmiku keskel. See tähendab, et sa tegid tõenäoliselt midagi valesti ja sul oli täna õhtul mingi joove. Ja sellepärast tegidki sa selle halva otsuse, miks sa ei peatunud joone juures. Ja. See on igas mõttes kurb, aga päeva lõpuks peame me oma tööd tegema ja täna öösel läheb ta selle eest vanglasse ning mul ei ole tema vastu mingit kaastunnet. Selles osas tead lihtsalt sellepärast, et sul on raske aeg, pead sa ikkagi tegema õigeid otsuseid. Lastest on mul väga kahju, sest ma olin ise see laps ja see on väga raske. Meil on väljakutse perevägivalla juhtumi juurde, kus nad veel mängus midagi nuga puudutavad, aga see ongi kõik, mis me hetkel teame.
Tõsta käed üles. Tõsta käed üles! Tõsta käed üles! Tõsta käed üles! Peatu! Tõsta käed üles! Kõik, lõpetage! Keegi saab poe šoki, lase minust lahti! Võta oma käed minult ära! Kaosid minema! Teiser! Sa ei taha seda! Taser! Haarake mind nüüd! Lase lahti! Maha nüüd! Mine maha! Sa oled siin väljas! 245 teiser kasutusele võetud. Ma surun, aga ma ei saa seda asja tööle. Ma ütlesin sulle. Hoian sind kinni, jobu! Lõpeta lollitamine oma suuga! Kuidas teil läheb, härra? Kuidas teil läheb, härra? Hästi, kõik korras! Mul läheb nüüd paremini, kui te olete olukorra kontrolli alla saanud. Kas te saate mulle selgitada, mis juhtus? Minu poeg läheb sel ajal magama ja ma ütlen, kuulge, kas te saaksite natuke vaiksemalt olla, kuni Cyrus magama jääb? Tema ütleb, meil ei lähe see korda. Vaikselt, mitte kellegi pärast. Mu lapse ema viskab talle kaisukaru, siis ta kõnnib ja üritab uksest läbi murda ja mul on toas nuga. Ma ütlen, kuule vend, astu tagasi, sest esiteks, sa ei tule siia sisse jooksma. Sa ei löö mu lapse ema, kui mu poeg on tema süles. Nii et jah, mul oli nuga. Sa oled mu enda isa. Ja sa üritad ust maha murda, sellepärast, et sulle visati kaisukaru. Ja sa oled ise täiskasvanud mees. Pane see maha, pane see maha, pane see maha! Ma panen, härra, panen noa maha! Härra, pange nuga maha. Ma seletan, mis juhtus. Pange see maha, see on nuga. Pane see maha. Kuula, lase see korraks lahti. Ei, lase nuga lahti, proua. Kuulake, mida ma ütlen, okei? See on see nuga, mille ta üles võttis. Pane see maha. See on see nuga, mille ta üles võttis. Ma üritan. Las ma lihtsalt ütlen seda ja... Pane nuga maha, venn. See on see nuga, mille ta üles võttis. Koos teise noaga. Tule siia alla koos teise noaga. Ja ta hoidis neid mõlemas käes ning ähvardas pidevalt. Mis sul viga on? Ma üritan aru saada, mis sul viga on. Oota korraks, mul on sigaret. Ei, pane sigaret maha. Ma ei osuta vastupanu. Palun ära tee seda. Härra, kas te mõistate selle tagajärgi? Ma ei tea, nagu natuke. Jah, muidugi. Aga mida ma üritan? Ei mingi taga. Kas sa tahad seda näha? Okei, tema vastu kasutati lõpuks elektrišokirelva, sest ma olin siin üksi, 2 täiskasvanud meest. Ma olen nii pisike inimene. Keera see ümber. Shakira, sii ümber. Saage sellest üle. Tulge nüüd. Te ei tõmba praegu piisavalt kõvasti. Te peate tugevamalt tõmbama. Tulge nüüd. Rahulikult. Isa oli siin väljas, otsustas, et on hea mõte tuua välja nuga, mis oli ilmselt seotud juhtumiga. Poeg on praegu teel haiglasse, et lasta piik sõrmest eemaldada. Talle esitatakse süüdistus 2. astme kallaletungis. Kõik teised on heas seisukorras ja beebi ei saanud viga. Ohvitser Heather Smith reageerib seal perevägivalla juhtumile. Üllatus, üllatus, see võib olla seotud alkoholiga. South Destiny. Pere, mul on väga kahju. See on DC. Mul pole seda. See on mahlane ja sitke. Tšau, oota. Pole aega. Tule räägi temaga. Räägi temaga. Lihtsalt tule ja räägi meiega, eks? Kas ma saaksin natuke raha? Sul ei ole raha vaja. Tule välja ja räägi meiega. Sa ei ole praegu hädas, eks? Ma olen nii. Vabandust, mis toimub, mees? Istu maha. Ma olen nii. Lihtsalt istu trepile. Tere. Mis su nimi on, kallis? Minu nimi on Julian. Okei, mis toimub? Ma ei saa temaga koos elada, sest ta on minu vastu kena. Lihtsalt... Ta on sinu vastu lugupidamatu. Okei, kuidas see väljendub? Ma tegelen Julianiga. Olgu, aitäh. See on lugupidamatu. Ma ei saa temaga seda teha. Kus? Ma ei saa. Seda teha. Kus sa praegu elad, mees? Tule veest välja. Mis see on? Jah, ma armastan teda. Juba jumal teab, kui kaua.
sellest ajast peale. Ma ei tea, mida ta üritab minu eest varjata. kas sinuga on kõik korras? Kui palju sa täna õhtul joonud oled? Mees, kuidas? Kui palju sa täna õhtul joonud oled? Ma ei ole üldse joonud. Sa ei ole üldse alkoholi joonud? Ei. Kas sa tarvitad mingit narkootikume? Ei, härra. Olgu. Mis juhtus sees oleva jõulupuuga? See on kohe seal. Kas see kukkus ümber või keegi põrkas sellele otsa? See on päike, päikeseloojang, härra. See lihtsalt kukkus ümber? Jaa. Olgu. Ja teeb mind ja ta alustas. Ta alustas? Okei, vabandust, ma tahtsin selle tühistada. Ei. Pole hullu. Jaa, aitäh. Vabanda, mees. Sa oled korras, mis juhtus? Miks meid täna õhtul siia kutsuti? Miks meid siia kutsuti? Ütles, et ta ei kuule seda isegi ära. Jah, ma ei mäleta. Vabandust, ma ei kuule sind, kallis. Ütleb, et ta ei kuule seda. Okei, see ei ole Chigi oma. Sa teed seda. Kissaldi, sa üritad seda ostma minna. Sa üritad. Kas sa saad mulle needuse peale panna? Ei, ma ei hakka sind häkkima. Ära tee seda. Lihtsalt ei. Sa üritad lõpetada. Ära pööra meile selga. Ei. Ta üritab mult küsida. Sa panid ta paika. See tüüp, kes kardab, et teda võidakse häkkida, Ta lihtsalt üritab teda kinni panna. praegu pannakse talle käeraudu. Alguses oli kõne kodusest vahejuhtumist, reageeris ohvitser Heather Smith. Temast on olnud raske aru saada. Ma üritan. Ma tõesti üritan töötada. Ei, me jääme siia paigale. Ei, see ei ole minu toas. Lihtsalt rahune maha. Okei, sinuga on kõik korras. Kõik on hästi. Hinga sügavalt sisse, Julian. Ma saan aru, et sul on kahju, aga kas ma suren ära? Me tuleme sinna. Me tuleme kohe sinna. Ei, sinuga on kõik korras. Lihtsalt hinga paar korda sügavalt sisse. Kas ma suren ära? Ei, sa ei sure. Sa ei sure. Jaa, ma sain ta kätte, me tuleme siia. Okei, nii et me ei pea sinna minema. Pole tänu väärt, härra. Sinuga on kõik korras. Tere! Me tuleme siit poolt, eks. Sa ei sure ära, kallis. Pole tänu väärt. Härra! Jah, sul on kõik korras. Kes seal arreteeriti? Selgus, et tal oli kehtiv vahistamismäärus avaliku joobeseisundi eest. Palun väga. Oh, sa püha taevas. Ei, sinuga on kõik korras. Pole tänu väärt. Ma luban, sinuga on kõik korras. Jah, ma kontrollisin neid ühest süsteemist. Ma ei ole kindel, milline see oli lihtsalt. Ma leidsin ta Remote Connectist kiiresti üles. Tal oli ainult see DC jaoks ja maksude jaoks, aga ma ei kontrollinud seda üle. Sa ei teinud seda? Ma ei teadnud. Ma saan teha. Seda olgu. Aitäh, et mind teavitasid. Jaa. Olgu, meid kutsuti siia praegu perevägivalla juhtumi tõttu. Vend ja õde elavad koos, tal on alkoholiprobleemid. Ilmselt tekkis nende vahel tüli või vaidlus. Paistab, et jõulupuu on ümber kukkunud ja mõned ehted on praegu eeshoovis. Meie eesmärk on nad lahku viia ja olukord maha rahustada. Võtame ta kinni tema vahistamismääruse alusel. Tal on praegu DC joobega seotud vahistamismäärus, nii et nad kontrollivad selle kehtivust. Veendume, et see on endiselt jõus. Ja siis viiakse ta ilmselt lihtsalt ajutiselt vanglasse. Kas te vajate meilt veel midagi? Olgu, kõik on korras. Ta on taga, ta on rahulik, aga ta kontrollib nüüd lihtsalt vahistamismäärust. Jah. Paistab, et Noxi maakonna ohvitser Patrick Canino võib seal tagaajamises osaleda. 11 miili meist eemal. Hästi, me läheme maakonna piirini. Meil on naaberpiirkonna patrull põhja poolt tulemas. Nad jälitavad ühte... Nad jälitavad Dodge'i pikabit, mis sõidab maanteel üle 100 miili tunnis. Nii et... see on... Nelikümmend üks on kohe piiril.
11 miili. Tiip 19 on ilmselt juba silmapiirid kadunud. 121, nii et ma olen temaga. Seal on maakonna piiril rehvitõke. Ta püüab selle üles seada, et sõiduk sellele otsa sõidaks. Me jätkame samas suunas, et näha, kas saame toetada ja kui nad nendest rehvitõketest mööda pääsevad, võin ma neist ette jõuda ja veel rehvitõkkeid paigaldada. Ka ametnik John Longendorf on kaasatud. Selles kuulsid sa, kuidas nad viitasid 121-le. Tundub, et see on miilides tunnis. Kõik tahavad kanalit või mida iganes sa tahad umbes enne seda, kui nad läheksid. Nii et ohvitser Longendorf ja Canino lähenevad sellele tegelikult erinevatest nurkadest. Nad ei ole kõrvuti, nii et... Meil oli seal üksus, kellel olid rehvitõkked. Ta sõitis just neist üle. Here. Olgu, Ogalind tabas sõidukid korralikult. Jätkame, jah. 48 335 viime sind juhtimisse. Vaatame, kas nad suudavad ta peatada või jätkab ta edasi. miljardit, 946 miljardit, 746 000, 745. Andersoni maakond annab mulle teada, et sa liigud ikka veel mööda 25 maanteed. Niisiis jälitamise uuendus. Nad liiguvad ikka veel lõuna suunas mööda 75. maanteed. Sõiduk liigub endiselt edasi, kuigi Ogalind tabas sõidukid korralikult. Mitus Rehavi John Aldes. Võta ühendus Polneriga Andersoni maakond. Palun vali 841 Andersoni jaoskond. 341. Knoxi maakonnas Tennessees, kus auto põgenes politsei eest üle 100 miili tunnis, oli tegemist pika-piga. Rehvitõkked olid edukad. See on ohvitser Patrick Conigno. Me panime naaberpiirkonnast põgenevale sõidukile Ogalindi ette. See ei jõudnud meie maakonda. Eunice jõudis just sündmuskohale. Meil on üks naine vahi all, kes oli sõidukis ning teade mitmest inimesest, kes jooksid sõidukist välja metsa. Kopter on teel ja me hakkame tõenäoliselt oma teenistuskoeraga jälgi ajama. Miks sa ukse lahti jätsid? Seal number 1, kas on võimalik, et ma jõuan 41 orgu? Kas sa tahad, et ma numbri edasi annaksin? Me oleme eespool, nii et see on võimalus, kui sa tahad. Ma hindan seda. Kas sul on nüüd jälgijat vaja? Kaini maakonnal on nende koer väljas, nii et nad võivad jälge ajada. Ma ei tea, kas ta hakkab jälge ajama või nuuskima või mida, aga eks näis. Nii et miks sa minuga raljas olid? Ma tahan seda välja, ma tahan seda koos oma sõpradega välja. Aga nad töötavad oma vahetuses. Neid on 5. Läksid sinna poole. Ma usun, et nad on kõik alaealised. Olgu, nende koer on teel. Nii et seal ta läheb. Mees läheb East Brushi välile. Olgu, K911 Jones liigub. Me lendame sinna. Seime. Sealt, kus me praegu oleme, jõuab see välja East Brushi välile, kui sa tahad sinna minna. Näide, jah. K914, ma olen teel koos Andersoni maakonna politseikoeraga, kes on jälje peal. 8 välja sõidu. 79.
ei saa, me oleme metsas, koerapatrulli autos. Tundub, et nad otsivad nüüd alaealisi, kes põgenesid metsa pärast seda, kui nende kastiauto sai stopp-piiglitega pihta. Me oleme siinpool, Air Washington. Proovime sulle helistada, neile on teada antud. 4796, sain aru. Veel üks, tere, veel üks mägi. Robert, not 96. Yes. Not yet. Tuleme kohe tagasi. Olgu, saime just oma koha peal olevatelt produtsentidelt infot, et nad võivad otsida 5 alaealist, kes põgenesid sellest autost. Pea meeles, üks neist, noor naine, on juba tee ääres. Tundub, et nad otsivad veel 5 inimest. Nüüd on neil kopter õhus ja kasutavad infrapunakaamerat. Nii et? Ütleme nii, et kahtlusalused on märkimisväärselt ebasoodsas olukorras. 1004! Me jälitame praegu Brushi Valley suunas. Hea tööd! Jälitame Brushi Valley suunas! 104. Tagasi. Kopeeni! 109. 109. 109 puus. On! 104 ja 52 lõunasuunas liiklus ja 52 lõunasuunas. Liiklus 109 siin, 109. Ei. Meeskond, kõik annavad teksareid, ühel neist on valge särk seljas, juht on täiesti, jah, ta on siin samas, ma olen kindel. Pöörake järsult nägu, kõik tulda alla, lähme, minge oma autosse. Me läheme jääsiks! Sheriff's office! Kohe praegu. Tule nüüd, näita oma käsi, pane käed! Aua! Astuge nüüd välja, tule nüüd! Sa pead siia tulema, kuhu sa lähed? Mees, ei, ühel neist on valge särk seljas. Näita oma käsi, astu välja, et me siin näeksime! 19 me võtame metsas ühe grupiga ühendust umbes 100 jardi maanteest eemal. Tulge nüüd edasi! Kõndige valguse poole, ma näen teid, tulge edasi. Kus ta on? Läheme nüüd, just sinna. Hei kutid, keegi jäi sinna ülesse kinni. Sa oled ümber puu. Valmistu minema, sain su kätte. Mitu sa näed? Nii, väga hea. Kuule, nad on kõik nende puude ümber. Oota korraks. Oota. Nii, nüüd oled lahti. Võta vend, kui tahad lahti võtta, siis võta lahti. Tõmbame ta välja. Said ta konksu küljest lahti? Lahti on hea! Jah, ta on lahti harutatud. Praegu küll, mul on 6. Jalg siin. Ikka veel on neid palju ümberringi. Olgu, need on alaealised.
peame siin natuke ettevaatlikud olema. Me ei tea, kes mida tegi. Selge. Mis puudutab seda, kas keegi oli juht, miks inimesed seal olid ja nii edasi. Nii et olgem lihtsalt. Miks ta jooksis? Täpselt. Olgem lihtsalt hetke ettevaatlikud. Me ilmselt lähme sinna tagasi, aga sa rääkisid koerast. No mõtlen, vaata, niipea kui koer mängu tuleb, kuuleb tihti, olenemata kas alaealised või mitte, inimesi ütlemas okei. Just nii, eriti siis, kui nad kuulevad koera haukumaseks. Aga mis on oluline näidata on see, et koer on selgelt juhtpositsioonileks. Koer ise. Siis on koerajuht, kes peab keskenduma ainult koerale. Ümbritsevad politseinikud on koera lisasilmad ja kõrvad ning vastutavad koerajuhi ohutuse eest. Sellepärast ongi alati tugi olemas. Hästi, ma arvan, et me võime tagasi minna. Lähme nüüd uuesti välja. Kuhu nad läksid? Nad ütlevad, et nad võisid ülespoole joosta. Ta jooksis, nad jooksid siit üles. Ja. Kas? Sain ühe käte peigus läbi. Ado! Kallis, kes kurat? See, kes meil siin all on, ta on selle sõiduki juht. Ta on 20-ndates, võib-olla 25. Ta on 20-ndates, võib-olla 25. Juht on võib-olla 20-25, ma arvan. Nii et ta on täisealine. Poiss, helista mulle. Tule nüüd, palun. Kas keegi on? Ma olen ikka veel. Siin, ma olen ikka veel siin. Palun, kõik on korras. Anna laevale impulss. Anna laevale impulss. Kas nad läksid mäest üles või siit kaudu välja, sinna poole? Allo sõidkaudu. Proua, te olete 3 korda suunda muutnud. Me tahame jälitada koos naabermaakonna koeraüksusega. Meil õnnestus võtta ühendust ühe sõiduki reisijaga ja me püüame endiselt ülejäänud 4 tabada. Me ajame jälle jälge Brushi poole. Tennessee osaariigis Knoxi maakonnas põgenes politsei eest kastiauto, mis sõitis rehvi lõhkujatesse, 5 võimalikku alaealist jooksid seal metsa. Nad on nüüd kinni pidanud 2 noort naist. Ma arvan, et nad otsivad veel 4. Näita meile oma. Nüüd, näita meile oma käsi, astu välja. Tõuse nüüd püsti. Tagasi poiste ette. Mine drooni juurde. Nad puudutasid drooni. See välja. Tagasi nüüd. Välja. 104, ma olen läheduses. Aitäh. Teil on kate olemas? Ma katab, mul pole katet. Jah, ma ütlesin, et sul on mind praegu käes. Tooda valguse kätte. Nii et ma lihtsalt panen talle käed külge. Heida kohe kõhuli, käed selja taha, ära liigu. Võib-olla see puu. Kus on juht? Tulge poisid, tehke veel kord. Juht oli juba autos. Juht ei ole autos. Kus on... Kas see mees on? See oli Joosep. Joosep, kes juhtis autot. Kus ta on? See oligi, jah? Tema suhtes on vahistamismäärus. Hea tähelepanek. Joosep, vend ta jookseb. 1, 2, 3. Sinna poole. Ütles, et ta läks siit. See. Rida! Kui ta esimest korda kõrvale tõmbas. Kuhu ta läks? Vasakule. Ta ei jooksnud siit koos sinuga ülesse. Kes jooksis sinuga? Ei! Proovime nad maha võtta, kutid. Olgu. Mees, keera kõuli! Kui sul on DK-d vaja. Tõuse püsti. Nii et meid on 5 või 3. Nii et mis siis 3 veel jäänud või 2 veel jäänud? Praegu on meil 3. 2 on meil puudu. 2 veel. Kas sa tunned teda? Ma pole temast kunagi kuulnud. Kui palju neid kokku on? 2 on veel alles. Jaa. Ma ei tea, kuidas sa drooniga jälgid, kui ta on kõige väärt. Ma ei saa sind liiklusesse saata. Sa ei tule sealt välja. Andersoni maakond eitab 5. Sõiduki juht on siis, kui tal on Joosep. Meil õnnestus kontakti saada teise isikuga, kes jooksis sõidukist minema. Ta on vahi all. Kokku on meil 5, seega 2 on meil tabamata. Õnnestus tuvastada juhi isik, nii et nüüd on meil ka see teave olemas. Kuule, mida ta kandis seljas? Ta ütles, et see ei ole Joosep Morris. See on Joosep, 2 tähega lõpus. See, kes on seal auto juures, härra. Nii et te kuulsite seal. Tegelikult on kokku 5 inimest, nii et 3 on nüüd vahi all. Nad otsivad veel 2 ja neil on nüüd juhi nimi teada.
ja seni on siin politseikoer olnud väga tõhus. mul oli just punakas-roheline tuli. Me tuleme selle juurde tagasi. Me hakkame seda väga hoolikalt jälgima. Jah. Seni kaua. mul oli seal üleval valgus, mida ma ei suuda uuesti tekitada. Otsingud jätkuvad nüüd 2 teise inimese leidmiseks, kes olid politsei eest põgenenud pikaabis. Nad teavad ühe neist nime. Näin on vahi all. Kas ta on siin väljas? Jah. Jah, lihtsalt ütle talle, et ta annaks oma võtmed kellelegi teisele juhuks, kui temaga midagi juhtub. Ei, sina, siia. Ja, üks on nagu professionaalselt välja. Ei, siin seal on. Lõpeta nende tuledega. Lõpeta nende tuledega. See liigub kella 11 suunast. Näed seda seal üleval? See on läbi. Tule siia, Tos. Tule siia alla minu juurde. Ei, kustuta see tuli. See liigub siinpool kella 10 suunas. My tip. Ma kaotan selle pärast kogu aeg, jah. Okei, jah, ma nägin seda. Kas sa näed seda? Hei! Whittaker, lõpeta nende tuledega. Hei, vaata otse minu ette. Tundub, et seal üleval on mingi tuli, mis põleb. Liigu 11 pealt 10 peale. See liigub meie vasakule. Jah, see liigub. See ei olnud seal, kus ta enne oli. Ja ma märkan seda jälle ja siis see kaob. Nii et seal üleval midagi lülitub sisse ja välja. Võib-olla on see mingi torn. Ma ei tea, see näib liikuvat ringi. Ei, see liigub ringi, sest ma näen seda kogu aeg erinevates kohtades ja see oli rohkem paremal. See polnud selles avaramas kohas paremal. Kui ma seda esimest korda nägin. Ma olen kohe siin Dixi ristmikul 75 maantee viadukti all. Jälgin ikka põhja suunas. Nii et te kuulsid viidet valgusele seal. See ei tule meie kaamerast. See tuleb 14.10. Keegi teine, kes oli seal sündmuskohal. Ma hakkan uuesti jälitama. Ma alustan jälitamist. Ma arvan, et see on Bullrun, kas pole? Tennessee osaariigis Knoxi maakonnas koos ohvitser John Longendorfiga, kes aitab jälitamisel. Haida, kohe maha! Kõik maha. Aga see ei ole otsinguala. See on teine piirkond. Liikuge terve ruumi ulatuses. Olen siin Ida-Brushis. Ma saan teile siin aadressi anda. Mul on kõik 4. Pange käed selja taha. Kõik käed selja taha. Kui keegi teist liigub, siis ma kasutan teie peal elektrišokirelva. Kas te mõistate mind? Vait. Me alustasime ja ei teadnud, mida me leiame. Vait. Meil on kõik korras. Mis aadress on mees? Striker Adam. RM12, kõik 4 on vahi all. Kõik on korras, Jay. Mida sa nüüd saad? See on postkastil. Mida sa välja võtad? See on postkastil. Ma ei teadnud, kas sa said välja. Mul läheb päris hästi. Kas sina ei saanud välja? Hei! Ma ei tea, millest sa räägid. Hei! Kas teil on midagi kaasas, härra? Me palusime sellel juhil teda peatada. Mul on telefon kohe siin taskus. Laadija on teises taskus. See on siin. Minu ja minu oad on minu taskus. Seal. Selle autojuht ei andnud meile teada, et sinu tüdruk lõikas oma pahkluud. Minu juht, ma arvan, et ta lahkus. Ma ei tea. Ma arvan, et tema nimi on Joe. Me üritasime siia üles tulla, et joosta. Sina räägid väga palju. Ole vait. Ma arvan, et jah. Me olime jahil. Lähme. Ma tean, et inimesed saavad pahandada, et nad seal olid, sest ta jooksis minema. Meil ei ole midagi kaasas, me lihtsalt proovime koju saada, me tegelikult ei tunne neid. Bro, mis toimub? Mis toimub? Mis seal väljas on? See on mulle mees, aitäh. Kuule, üks jooksis siit Brushy Valley'st kiirtee suunas. Kui sa saaksid
seal on tüdruk, kes lõikas oma jalavõru ära. Ta jookseb kuskile. olgu, vaadake, me õpime siin toimuvat samamoodi nagu teiegi. nüüd tundub, et seal on veel 4 inimest, kes võisid selles sõidukis olla, mis võib viidata sellele, et selles kastiautos oli kokku kuni 7 inimest. praegu me lihtsalt ei tea seda. kui me seda vaatame, kokku on meil 4 meest ja 3 naist. Hei, kas te kõik tundsite ära? Selle kuti, kes nende eest sinna üles jooksis? Ei, nii et neil on Jay ja 12 meest seal, nii et kokku on neid 7. meil on siin Kraavis 2 naist ja siis Knoxi maakonnal on 4. Kuule, neid oli kokku 7, nii et see ongi kõik. Neid on kokku 7. Mulle just öeldi, et see on kõik, nii et võime edasi minna. Ühel naistest peaks olema relv. Just sellest me rääkisimegi. Anderson. Andersoni maakond teavitas mind, et 7 inimest on veel tabamata. Meil on 7 inimest vahi all, keegi pole enam tabamata, kõik on käes. Kus need ülejäänud 4 on? Siin, paralleelsel teel. Kui tahad kaasa tulla, siis oled tule peal. Jah, oledki. Meil on 12, meil oli 12, kes läksid mööda harja üles. Jah. Ja siis me jälgime neid. 4 poissi jõudsid üle harja ja sellepärast me pidasime nad seal kinni. Jah, meil on kõik korras. Kas see seal on East Brushy Valley või mis see on? See on Dick's Gap. Dick's Gap. Dick's Gap on koht, kus teine kaotas oma mütsi ja läks üles. Sinna. 12, 2, nii, jätka. hästi, seega on 7, 4 meest, 3 naist vahi all. saame pausi. Viige see tagasi veoki juurde. Absoluutselt. Nii, me läheme veokiga tagasi, aga kui sa tahad neile teada anda, siis me läheme tagasi metsa, toome need teised 2 kinnipeetavat tagasi maanteele. Okei, kas me saame selle ümber pöörata? Okei, Joe on välja saadetud. Nii, et see oli 8 4 peal. Hästi. Nii et meil on selles jälituses kaasatud 3 asutust, nii et me püüame välja selgitada, kui palju inimesi tegelikult jooksis. Algselt oli neid 7. Ja nüüd öeldakse meile, et juht Joy on endiselt tabamata. Me saime just õhku drooni, millel on infrapunavõimekus. Nii et tõenäoliselt on see isik, keda nad nägid siia üles jooksmas, Joy, keda me endiselt otsime ja kes on tabamata. Nii et droon on õhus. Loodetavasti suudavad nad kindlaks teha, kus see isik asub ja me saame ta turvaliselt vahi alla võtta, nagu oleme teinud ka teiste 7-ga. Hästi. Nagu kuulete, saame meiegi infot samal ajal kui teie. Nüüd tundub, et seal võis olla 8 inimest. Aga isik, keda paljud on võib-olla tuvastanud juhina, võib olla see, kes on veel tabamata. See, kelle nimi on neile teada. Ja samuti tundub, et see ei ole kopter, vaid droon, millel on infrapunavõimekus. Siil on droon, millel on infrapunavõimekus. Nad otsivad kedagi, kelle nime nad nüüd teavad, kes näib kuuluvat alaealiste gruppi, kes põgenesid politsei eest. Nende sõiduk sõitis stopp-piiglite otsa. Ja siis nad jooksid minema. See peabki õige koht olema, sest me tulime otse sealt sissesõiduteelt välja. Ma kuulsin, kuidas ta läbi murdis. Ta pidi edasi minema, ta kas jätkas mööda teed, sest meil oli 14, me alustame. Me peame selle ühendama, me peame selle autosse tagasi kutsuma, enne kui me teelt maha läheme. Nii, et ta tuleb siitpoolt. Kas ma saan teada, kus te asute? Sama kood. Me läheme otsa üle, tee metsa. Kuula. Controli. Kas on mingeid muudatusi? Veendu, et ma sain teid kõiki püssi siikule. Liigume 75 suunas, kui see neid aitab. Me liigume 70 poole 4, 75.
sain aru 275. nii et kui sa ikka tahad oma tellimust vaadata. jah, sa saad ta ikka veel kätte. Igaks juhuks. Sest tema koer on ikka veel veidi väsinud. Ma olin. Oleks 75 jalga eemal. Ma arvan, et see on ilmselt 10. 4, see on Varras. Captain Russo, te just rääkisite vestidest, mida nad kannavad. Jah, mõnel neist asutustest maapiirkondades on helkurid või helkurmaterjaliga vestid, et neid oleks droonide jaoks ülalt lihtne näha. Mõnel neist on isegi vilkuvad tuled, mida nad saavad oma vestidel sisse lülitada. Nagu ma ütlesin, selliste avatud väljade otsingute jaoks, mida nad teevad. Kuidas teil läheb? Lõpeta selle jamaga. Kas ma saan teid aidata? Siin ei saa ümber pöörata. Olgu, teeme veel ühe pausi. Otsing jätkub. Tuleme kohe tagasi. Peril 75 Connori suunas. Paralleelselt 75 Connori suunas. See inimene, keda nad otsisid, 8 inimene sellest sõidukist, mis põgenes. Oh, jumal küll, ta on vahi all. Ta avas ühe ja kõndis. Sa saad oma tunnustuse kätte. Tubli, Verli. See on kõik, mida sul vaja on. Alusta kopeerimist. Tagaotsitav mees on vahi all. Sa ei taha temaga üldse rääkida või tahad sa temaga rääkida? Ma lähen temaga rääkima. Jaa. Me viime selle tagasi alla ja mul on need olemas. Suurepärane, aitäh. Lase ta kiiresti alla lõigata, nii et seal on üks mees. Kas sul on see asi kaasas? Vabandan, kui me tundub, et sa said piita. Ma ei tea, ütle midagi head. Tuli otse sinu juurde. Vend, ei, ta kõndis mööda teed. Kuidas sa jooksed kõige eest ära, aga siis näed uut kutti, jah? Ma ei saa aru. Sa pead kuulma täiskasvanute juttu. Ära helista oma emale. Sa hakkad käituma nii, nagu sina ja mina mõlemad teame, Peeter. Ära helista emmele. Kui vana sa oled? Täiskasvanud mees, teed täiskasvanute asju. Ära helista mulle. Ta on nüüd 5. liini, ma ei saa vastata, vabandust. Lihtsalt anna neile teada, et toome viimase tagasi siia. Las ma vaatan seda. Paneme ta sinu autosse, Verli, ja viime ta tagasi. Olgu. Aeg on otsas. Paistab, et nad said ta kätte. Head ööd, head pühapäeva. Aitäh, et vaatasite. No. Sul on enne 2 päeva. Nii et me panime perimeetri paika, kinnitasime kõik üle ja ootasime, et teine koer tuleks ning vabastaks teise maakonna koera, kes oli ise juba väsinud. Üks meie üksustest läks tagasi, et sõidukeid ümber paigutada ja paremat perimeetrit luua. Ning avastas ta oma piirkonnas mööda teed kõndimas. Nii et ta võeti vahi alla. Me ikka veel üritame tema isikut tuvastada. Ma arvan, et ta valetab oma isiku kohta, aga edasi tegutseme siis, kui teine maakond ta enda hoole alla võtab, ta tagasi viib ja oma uurimise lõpetab. Nüüd värskendus meie viimasest otseülekandest, seekord Knoxi maakonnast, kus ohvitserid Patrick Camino ja John Longendorf kutsuti appi naabermaakonna Andersoni maakonna ametnikele, et aidata jälitada Dodge'i pick-upit, mis põgenes pärast stoppmärgi eiramist. Selleks ajaks, kui jälitamine jõudis Knoxi maakonda, oli veoauto juba läbinud üle 10 miili ja saavutanud kiiruseks üle 100 miili tunnis. Teele visati stopp-piigid, mis näisid asja ära tegevat. Kui Knoxi politseinikud sündmuskohale jõudsid, oli veoauto, millel oli vähemalt 1 rehv puudu, juba peatatud ja vähemalt pool tosinat reisijat põgenes jalgsi. 1 reisija, see noor naine siin, jäi aga kohale. Politseinikud alustasid metsa läbiotsimist koos teenistuskoeraga. Nad hakkasid reisijaid kinni püüdma. Siin on värskeim teave. Selgus, et veoautos oli kokku 8 inimest. Naine, kes maha jäi, oli alaealine. Ta anti vanematele üle ilma süüdistusi esitamata. Veel 7 kahtlusalust arreteeriti. Juhti süüdistati raskes kuriteos, põgenemises ja arreteerimisele vastupanu osutamises.
6 reisijat said süüdistuse arreteerimisele vastupanu osutamises.